Kurat, puud said märjaks. Aitäh. No tere inimesed, meil on siis üks suur probleem siin käsil, et praegu tulid müüki need uued iPhone'id, iPhone 8 ja iPhone X, ehk siis 10, ma eeldan. Igades ongi selline olukord, et võrdluseks meile siin Android, mis on paljugi suurem kui iPhone, meile vana iPhone, rahasid ei olnud, et uut osta. Igades probleem seisnebki selles, et keskmine eestlane väga palju ei teeni, aga olukord on praegu siin Eesti maailmas selline. Nii, vaadake, kui pikad järjekorrad siin on iPhone esindustest, sellepärast, et uued iPhone'id tulid nagu müüki. Ja mina ei saa aru, mina kasutan seda telefoni ja paljud inimesed tahavad seda telefoni. Aga miks on nii? Mina ei saa aru, inimesed, mis teil viga on? Läheme küsime, mis teil viga siis on. Küsimus teile, kas te olete soetanud endale uue iPhone'i? Ei ole. Mis teil viga on? Aga miks te seda teinud ei ole? Pole raha. Mulle ei meeldi ju. Ja te olete siis hoopis Androidi kasutaja või? Ei, mina Androidi hetkel ei kasuta. Kunagi olen kusjuures kasutanud, aga mõtlesin, et proovin midagi uut ja nüüd olen jäänud Apple'i maailma. Mida teie arvate võrdlusest eelmise iPhone'iga? Tuli uus iPhone välja, et oskate võrrelda? Ei oska absoluutselt võrrelda ja puudub ülevaade isegi sellest, mis mudelinumbriga tegu on praegu. Ma olen sellises vanuses, et ma selle kõigi uuendustega kaasa ei lähe. Ma ei saaks võib-olla hakkamagi sellega. Aga kas teil kodus on siis lauatelefon ja nuppudega telefon? Ei, mul on mingi Samsung. Ja inimesed tahavad ikkagi seda kõige uuemat, seda 10 või 8, et miks nad teevad nii? Mis neil viga on? No, ma arvan, inimeste põhjused on erinevad, miks nad endale iPhone'i ostavad, aga üldiselt ikka inimesed tahavad ju näidata, et neil on kõige uuem, kõige parem asi. Uus telefon tuli müüki, kas te olete üldsegi teadlik? Ma tean küll seda, aga minu meelest kommentaar oli juba, et ta ei olnudki, mingis suhtes ta ei olnud mingisugune miinus oli seal, aga kuna see mind ei puuduta, siis ma lasin selle kõrvust mööda. Minu meelest oli selle uue telefoni väljatuleku kohta. Tead, mis ma ütlen teile? Me oleme rääkinud siin paljude noortega ja paljud noored suhtusid sellesse niimoodi, et nemad ei tea sellest uuest telefonist midagi, et te teate isegi rohkem. Vot, aga kena päeva teile ja aitäh. Meie läheme edasi stuudiosse. Kena teilegi. Ja, oleme jõudnud õuest tuppa ja nagu näha, me pole siiski leidnud siiamaani seda inimest, kes on ostunud endale uue iPhone'i ja me pidime lendama kaugele USAsse välja. Ja meiega on liitunud siis Sander Saar. Tere! Tšau! Kuule, suhke küsimus sulle, et miks sa ostsid siis endale selle uue iPhone'i? Mina ostan enamasti alati uut tehnoloogiat, eelkõige seepärast, et ma olen super uudishimulik lihtsalt. Me nüüd lendasime USAsse välja, et nentida seda fakti, et inimestele on tekkinud selline probleem, et nad tahavad alati kõige uuemat asja saada. Ja miks on selline olukord, et nüüd, kui iPhone tuli välja, kõik poed on umbes? No inimesed tahavad alati ju nagu seda kõige ägedamat endale, sellepärast, et need on mingil määral kujunenud ka inimeste seas nagu staatuse sümboliks, kui sul on nagu kõige ägedam ja lahedam. Ja tihtipeale on ka teisi nagu uudishimulikke inimesi, kes tahavad katsetada ja proovida ja käia ajaga kaasas. Aga siis, kas sa oskaksid öelda, et kellele sobiks iPhone kõige rohkem mingile Insta-šikile, kellel meeldib nagu tihti enda peput pildistada või mingit sükest nilbemaid pilte teha või kellele rohkem? Kindlasti ta sobib sellele inimesele ka, aga ma arvan, et on ka lihtsamaid telefone, mis teevad kõik need Instagrami pildid ära ja selleks ei pea olema kõige viimane ja kõige ägedam iPhone selle jaoks. Vaata, inimesed on tihtipeale võitlevad erinevate asjade üle. Veganlus versus lihasöömine. Ja praegu on tekkinud samasugune, et see Apple'i iOS versus Android. Kas sa ütleksid, et kes siis on see? Tead, see on kõige tulisem vaidlus üleüldse, ma arvan praegu. Ma hiljuti tegin ühe video oma kanalisse, kus ma võrdlesin iPhone'i uue X-i kaamerat, Samsungi Note 8 kaamera ja Google Pixi kaameraga, neid 3 telefoni. Ja nagu sellist tulist viha ma pole ühegi teise video all näinud kui selle video all nagu kus ja Androidil on nagu tänapäeval nii palju erinevaid versioone kätte öelda, et üks Android on nagu ka väga raske hinnangut anda. Väga huvitav mõte sinu poolt, aga teeme nüüd niimoodi, et me läheme reklaamipausile. Meil oleks üks, kuidas ma ütlen, üks asi, mida me tahaksime teile reklaamida. Kuidas siis minna minu lemmik YouTube'i kanalile uuele? Et mul on siin selline asi. Mul on arvuti, Internet Explorer, see on vale asi, YouTube,
ma olen siin vist ennem ka käinud. Jautop-tube. Hästi palju nüüd kokku puutunud siin nagu noortega ja noored nagu teevad asju ja siis tuleb mul endal ka meelde, mis tunnen noor olla. Jou. T-täht 2. Nii. Siis me tahame subscribe ida siia. Ja siis... Kurat, ma olen juba subscribe inud siia kanalile. Aga teie tehke seda. See toode on nii hea, et vajab lausa jooma. Igatahes, läheme edasi. Et sa pidevalt räägid siin nende uuest iPhone'ist, aga mina ei usu. Näita, et sul päriselt on see olemas. Mul on igasugu uued telefonid siin, aga see on uus iPhone, jah. Näed, selline ta välja näeb. Uskumatu, see on tehnoloogia ime. Tehnoloogia ime. Et ma mäletan iPhone 7-tega oli see, et kõik nagu väänasid seda ja väänas ülikergelt nagu selle katki. Et prooviksid või tead, et kas see läheb samamoodi katki. Ma väga väänat ei taha, ma võin natuke proovida. No ta ei lähe ja kui ta läheks, siis ta läheks raksuga ka, et ta ei väänaks, et tal on nii klaas esi- kui tagakülg. Nii et tundub praegu küll, et on tugevam see raam. Telefonidel on ka nagu oma evolutsioon, et inimene arenes ahvist, või ahvi eellasest oleme täpsed ja see iPhone on arenenud ka nagu eelkäija oli Nokia 3310, mis ei ole küll sama ettevõtjad, kuid siiski ta oli väga tugev, ta pidas kõikidele raskustele, eluraskustele vastu ja nüüd me oleme läinud nii õrnaks, nagu inimesedki, suhkrutükikesed, et miks on nii, et tehnoloogia arenedes muutuvad meie asjad õrnemaks? See on ilmselt nagu mingil määral meie ootus tehnoloogia ees, mis on ka pidevalt muutumas. Ehk me ise tahame tegelikult, et meil oleks käes nii-öelda nutitelefoni algusest saadik on meie eeldus olnud see, et me tahame, et telefon oleks selline seade, mis on põhimõtteliselt nagu paberileht meie käes. Sama õhuke kui paber, me saame ta kokku rullida ja taskusse panna ja ta on täies suuruses nagu ekraan, et meil ei ole mingisuguseid üleliigseid osasid, et nagu lapsed, noored ei kujuta tegelikult oma elu ettegi ilma telefoni, nad lähevad magama telefon käes ja nad ärkavad telefon käes ja see on justkui keha osa, ehk siis on mitmed filosoofid, kes ka leiavad, et võib-olla tuleviku inimene ongi inimene, kellel on inimene pluss tehnoloogia. Ja inimesed, vaadake seda sõrme siin. Teate, millest see nii kõveraks läinud? Vot see ongi liigsest telefoni kasutusest, et vaat siia kasvabki teil suke väike liigend juurde, et see on suke, kuidas ma ütlen, pikendus, kui sa saad enda telefoni juurde panna. Nii et inimesed, kui teil sõrm on selline, siis te teate, et teil on probleem. Ja kui teil sõrmed on sellised, siis te kasutate liiga palju popsokket. Sa oled jube tark mees. Sa tead hästi palju nende tehnika vidinate kohta ja tõesti, et ma tunnen, et me peaksime rohkem nendel asjadel isegi suhtlema. Et tänavasin siin selle hea informatsiooni eest ja nii inimesed, kui teil on rikas sõber, võta talt laena see telefon, proovi paar päeva ja vaata, kas sul on siis ikka vaja. Aga siit lõpetame sinuga ja et tšau ja ma siis varsti võtagi selle osa kokku. Tšau. Ja nii ta läkski, kurb, aga tõsi, aga siiski me saime täna väga palju targemaks, et miks inimesed tahavad siis seda uut iPhone'i osta. Neile meeldib ja kui teil raha on ja teile meeldib, siis te teate, mida te peate edasi tegema. Aga meie tõmbame siit otsad kokku, siia üles nurka. Tuli järjekordne nädala hagu ja mina tõmban otsad kokku, võtan enda 3 aastat vana Androidi, lähen sellega minema, sest mul uue jaoks pole raha, aga #, oli tore teiega jälle veeta, vaadake minu eelmiseid osasid ka.